läksid sammu. Hinge selgus ja peale teist minni. Tule järgi ja uuesti sammu. Mööda parki, maha ja kalli. Tule jälle, et otsida. Leida kadun päeva enne. Ja nüüd esineb koolidirektor Jüri Olde. Lugupeetavad endised ja praegused kooliskooli õpilased, õpetajad, külalised. Kui me 5 aastat tagasi kohtusime, oli koolis 50 õpilast rohkem kui praegu. Õpetajate ja muu personali kulud on aga enam-vähem samaks jäänud. Maailm muutub ja meie muutume koos sellega. Koeru koolil on praegu just samasugused probleemid nagu Eestimaal tervisekunagi. Meil on isegi analoogia probleemide osas rahvale teadmisega. Siiski räägime täna hoopis millestki muust. Ja tahaks pöörata tähelepanu mõnele teisele tendentsile möödunud 5 aasta jooksul. Väliskülge ei oska igaüks isegi märgata. Siinjuures ma loodan, et saalis viibijate mõttemall on erinev arvamusest, kui ei ole räpane, siis on lutstus. Kuidas areneb koos Eestis? Tegemist on vastusega, kus põhiline tegevussisu on vaimne, mõttetasandil, järelikult ka probleemid ja arusaamad tulevad siin. Toonvõrdluse. 5 aastat tagasi kehtis veel üks ainuõige avalikustatud tõde. Nüüdseks oleme aga igapäeva koolielus jõudnud selleni, et erinevad suveräänsed mõtlemised, arusaamad ja tõekspidamised moodustavad meie jaoks väga suure rikkuse. Andes võimaluse isiksuse oma andeid ja püüdlusi arendada, võidame me kõik. Me soosime põhimõtet toetada mitte seda, kes nuriseb, vaid seda, kes ise otsib, kuid võib-olla ei saavuta alati seda, mida otsib. Loomulikult külalised kallis koolitajad. Minu pöördumine kooli tutvustamiseks oli kriitiline, kuid ma vabandan sellega, et konkreetne on iga inimese tegevus. Väärikas inimene, kavandav,
ja vastutamist oma tegudest. Oma tõe peab igaüks ise leidma. Soovin kõigile meeldivat õhtut ja edaspidiseks tõe otsingul end mitte kaotama. Edu teile! ei tea, kuidas see kulgema hakkab, kas nüüd ka kultuuri ja haridusosakond või on kultuuri osakond.
vaatame tänast direktorile. Võru kool keskkoolina on korranud silma pidevalt meie maakonna teiste koolide seas oma tubli töö, oma korraga, oma nõudlusega. Ja tahaks loota, et need Võru koolid sellised traditsioonid veel kinnistusid ja koolid muutuks aina elujõulisemaks, töökamaks ja need, kes tänapäeva hariduspoliitika nõuded on ühised, kes ütlesid ilusti teisest viisi. Palju õnne kogu kooliperele ja esimesele sõnastigi tööle. Nüüd õnnitlevad siis Võru valla esindajad Viktor Andrianov ja proua Aava. Õnnitlejad olid Reinjärve algkool ja Vau algkool. Ja nüüd tuleb õnnitlema siis kultuurimaja. Härra Heinso ja Krista Jürgens. Tere õhtust kõigile poisid! Meie oleme Võru kultuurimajas. Palju on kolleegikat sellele, et miks on kultuur ja haridus topitud ühte ministeeriumisse. Et miks meil on üks ja ühine minister. Tegelikult meie kultuuritöötajad ei leia mitte midagi valdkonda. Sest nii nagu Võrus, siin Võru vallasel Kormandiks on, ma tean kommeks, on kultuur ja haridus omavahel väga solenud tähtsad. Ühesõnaga, teie rahvas on tehtud meie majas. Meie rahvas, teie majas, võime siin rääkida seda rahvast, teie ja meie rahvas. Tegelikult oleme kõik Võru valla rahvas, kõik Eesti rahvas. Ja see on nii, et tegelikult teie siit majas annate selle esimese kultuurisüsti inimese agatisse. Ja siis juba tuleb ta meie kultuurimaa lavale ja sealt tuleb välja tema see sära, kas siis näitleigis, tantsukonandal või segatud. Muidugi teile natukene maad, sest kui hakkasin kokku võtma oma suuri juubeleid, meil sai juhti segakoor sai 100-aastaseks, näitleig sai 100-aastaseks, kultuurimaja sai 35
Nii et ühesõnaga need etnilised olid ja soovime teile tänasel suurel tähtpäeval kõige palju ja kõigile saalis viibijatele personaalselt tervist, sitkust, jõudu, armu, õnne, sportlikku kõrvalju ja süva puhast teile. Ja nüüd läheb aktsiaseltsi naturalesindaja Imre Põldvee. Teie oma väikse naturalikomponentidest ja väikse tervituse ja kuna eelmise 230, ta pundis 240 aastat. Ma loodan, et meie saame ka võib-olla mõned aastakümned neid toetada ja loodame kõik head koostööd. Meie poolt siis nii palju, et nagu kolid Rein võtab selle asja lintile ja anname teile siis nõulik üle. Aitäh teile, tehtud tööd! Ja minä tervitan teille kõiki opettajate poolt, nii õpilaste, õpetajate kui ka kooli personali poolt, nagu me kõigile Eesti majandusmehi. Niisiis, tere tulemast täna kooli
Kohe võtame. Miks ma teid ei või võtta siis? Härrased, vaadake siiapoole ka siis. Väga pikalt pühtusi võtta. Kas jutt jääb ka peale? Jutt jääb kõik peale. Peaks sellest direktori õpetusest kinni pidama. mehel on jutt all, kes on koksija, kes maadleja. Eks ikka siin tehnikas kord ja maaldab, kes löövad üle mulle, kes see tunne. Ülimaadleja, ja tehnikas kohta see 1, 2, 3, 4, 5, 6 tehnikas kohtlast.
alkoholiseeritust. Kuule, Voolaidil oli ka mingisugune asi, mitte kirjasti. See ongi vaata kohe levinud. Arvad siin ees või? No siis on midagi, aku on nõrk. Aku on lihtsalt nõrk, muul midagi. Ja kogu aeg kitas ka seal. Kogu aeg kitas. Mina tean vana alguses järgi, see oli 70 kogu aeg. 77, 50. Aga siis on abivele vahe vaata, mida hinna vahe. Siin on 50 üles passi, asja pani kogu aeg. Õie, kuule, no vaadake. Ära tee nalja, osa seemast. Nad on nii kõrged, et miski ei ole neile liiga madal ja nii täiesti, et miski ei ole neile liiga lihtne. Nad on nüüd tõsises, et miski pole neile liiga naljakas. Nad on nii suured, et leiavad ruumiga kõiged tähevakski. Igaüks laulab oma ette. See on lausa
see on lihtsalt raiskamine. Igaüks hingab koorma ette. See on mõne võrra mõtlemaane. Igaüks vaikib oma ette. See on häälepaarte hügieen. Igaüks jahtub oma ette. Seda on natuke päikestel. Igaüks ujub oma ette. See ei olegi nii hull. Igaüks kukub oma ette. Ka siis, kui teiste eest või pärast. Sammud viivad viimaks ametit. Sammud. Mööduvad. Juba jälle. Sammud. Eemalduvad. Kas tõesti? Sammud. Laulad. Tühja ja kaht. Samad, sammud. Samad sammud. Oliko see nüüd vai oli ammu? Was now and was there. Mul võtsin otsida, mis vastu. Pakara jõudsvad. Oli nüüd ja oli ammu. Unekaja. Eksitaja. Läbi aja. Läbi maja. Olus ja võrra. Palun või mitte, aga antakse. Nukrust ja nurjatust. Tõrgu või mitte, aga võetakse. Hea, kui nad umbisel kuu otsastus. Keegi läheb ukse kinni ja õppab. Valguse kiir uudishimu õigustab endale. Aga muudimud. Lastel on juba kujunemas see, kes köhatas. Kui teile siin ei meeldi, siis öelge palun, et miski pole tõsi ja minge ära. Pool valgus. Sõrm. Kolm. Ilmub nimi, mida iialgi ei loeta. Võrm. See ei loe midagi. Aknad on viilumiseks. Uksed lahkumiseks. Surma! Aga milleks uneda? Nahk ilmest pead nahka ei saa. Ämbliku võrguga ära katsugi kanale minna. Ärgita neid ilma aegulas. Alla tuleks ei ole mitte midagi. Ei redelit, ei langevat. Kuid pimedust läbi paistaks. Oleks valgust ehk väga vaja. Unenäod pilgutavad hajameelselt ja lühinägelikult silmi. Kosmeetika võib küllaltki kulutada. Karva võrgu. Ma ei jõudnud seda uskuda. Ainult lapsed suudavad naeratada nii, et sellest poleks nukrust. Ainult lapsed võivad sülelda kevadset. Ainult lapsed suudavad nautida maailma nii, et see ei tee kellelegi valu. Kujutlejad käivad nii kaugel, et ei leia teed. Tunded käivad nii kõrgel, et kõrgused pisut natuke irutaks. Mõtted käivad nii sügavalt, et sügavus keelates ei viib. Kes endast välja tungib, jõuab tühjusse. Kes tühjadest tagasi pääseb, leiab endast midagi ikka veel ootavana. Kui lapsikud on väikesed. Mõelda ainult, mis lõõmab ja lõõmab. Kui lapsikud on laulud. Mõelda ainult niiviisi lennata, kui lapsikud on loomud. Mõelda ainult niiviisi lummata ja lummata. Ja kui lapsik on armastus. Mõeldamatu, mil määratud või juua ja jannada. Oma ustavat
oma põgusate pettuste nimel, oma rahutute rõõmude nimel, oma valitud valude nimel, lahutute lahtumise eelõhtute nimel, unede nimel, mis ennustasid ilma, et seda usutrakski. Ärkamiste nimel väikesil võluvail lagendikel, kes on tõelise tumedaid kiirikuid, kargelõhnaliste kuukommitsate nimel, mis panevad hinge kihelema. Rändavate, kodutute tähtede varjatud ärevused. Ununenud mängude nimel ustumatunud mägedes. Ustumatute uskumuste nimel. ilu nimel, mis kunagi pole ilmaaegne, õnne nimel, mis alati võinud varem alata. Kirgede kibeda õitsuse nimel, lembemeloodiate kuldamatute kombinatsioonide nimel, tugeva tuule nimel, sinu naeru purjedes. sinu pisarate nimel, mille eest pole kuhugi peitu. Kohustuse nimel kannatada. Vajaduse nimel vabaneda. Elu kõikvõimsuse nimel. Armsuse nimel, mis ei talu tarbimist. Annan sind. Ära tee lapsele oma hinges haiget. Armastuse nimel, mis ei talu tarbimist. Annan sind. Ära tee lapsele oma hinges haiget. Ja siis eelmine nädalavahetus oligi korvpalliturniir koolipoiste võistkonna ja 2-viislaste võistkonna vahel. Ja sellel turniiril tuli võitjaks niinimetatud nooremad vilistlased koosseisus Andrus Šults, Kalmer Kallasmaa, Raimo Koppel ja vennad Alari ja Andres Teppan. Vanemate meeste vastu ei olnud. Nüüd mõni sõna veel seal Võimla foyees on nüüd üle pika aja taastatud kergejõustiku edetabel. Seal on arhiivis tuunitud pisut ja aga on ka mõningaid lünki. Kui keegi leiab, et tal seal tulemus puudub ja tal on mingi diplom sellest ajast, mille järgi ta võib selle tulemuse tõestada, oleks hea, kui ta tullaks kooli ja saaks selle tulemuse kirja panna. Saaks selle edetabeli täielikumaks. Ja üks väga vahva ruum on selle Võimla koridori lõpus. Üks kena näitus. Aga sellest räägib juba ise näituse koostaja, Mait Raudsepp. Ma tänan kõiki neid, kes juba on jõudnud sellel Ulla ja Karla näitusel käia ja kes ei ole veel jõudnud sellele Ulla ja Karla näitusele siin Võimla taganurkas väikeses ruumis, siis ma palun tulla. Kui te natukene asjast huvitatud olete, siis ma mõne sõnaga räägiks sellest Ulla ja